Hando, sinu mõtte ja teostuse läbi on Emumägi üle Eesti ja ka laiemalt üle maailma tegelikult tuntuks saanud oma eriliste objektide ja lugude poolest. Kuidas sinu peas sündis mõte puhuda Emumäele sisse uus elu, uus lugu ja seda tutvustada läbi rabamändide juurikate? See koht, kus praegu seal Emumäel vaatetorn, aga see koht oli kunagi minu esivanemate põllumaa. Ma olen nagu väga seotud selle paigaga ja kunagi Rakke vallas anti mul see võimalus teha, ehitada. Kõige tuntum neist oli siis see Kännuõnn 3 postkaardi peal lausa olnud. Et ma ütleks, et ta ei ole mitte vähem tuntud kui vaatetorn. Ja üks töö on kasvatanud teist ja kuni me siis tutvusime küla koosolekul kunstnik Piret Magariga ja siis hakkasid koos tulema meie ühised tööd. Kõik seltsid, kes soovisid, said seal oma kuju. See oli väga ilus üritus. Inimesed tulid kohale, laulsid, tantsisid, oli laud kaetud. Selle eest me saime Lääne-Virumaa aastateo lausa esimese preemia ja eraldi enne seda olin mina saanud mõned aastad varem Emumäest ka Lääne-Virumaa aastateo ja igasugused muid tunnustusi nende tööde eest, et ju siis see kõnetas inimesi ja ka neid, kes seda preemiat andsid, et vahest on ka valitsejatel ilumeel olemas, alati mitte. Milline on täna sinu unistuste Emumäe ja unistuste Salla? Aga unistuste Salla, ta ongi juba tegelikult siin allpool olemas, sellepärast, et need inimesed, kellega me siin koos toimetame ja suhtleme ja nad on ju toredad, nad on ju erilised ja täpselt samamoodi jõuame jälle sinna usalduse küsimuse juurde, et me austame ja peame üksteisest lugu. Eks Salla on ju olnud selline väike kultuurioaas. Et meil on ju hästi palju toredaid inimesi käinud külas ja see kogukond, ma ütleks, et ta on laienenud ka suurtesse linnadesse, siin on Tallinn, Tartu, Pärnu, kes käivad meie üritustel kuulamas neid vahvaid inimesi, keda siis meie seltsimaja juht Mart on toonud. Hando, nüüd algab kõige kuumem valimiste eelne periood. Millised otsused kõnetavad kogukonda kõige rohkem ja kuidas need peaks olema sündinud nii, et kogukond tunneks, et ta on väärtustatud? Kui see kuum periood peale hakkab, siis me ei tohiks olla agressiivsed, kes oma kampaaniat teebki, et seda tuleb teha kuidagi intelligentselt ja inimestele lähevadki korda tihtipeale pisiasjad.